La pizza late at night. Kuhu sa lähed? Lihtsalt sõidad minema. Palun pidurda. Ei milleks. Ei milleks. Ja läinud ongi. Uh-oh. Nonni. Ei lähe tagurpidi. Linne! Why are you always crying? That's funny. You think that's funny? Yes. I miss my pizza late at night. I sing you a song. Pizza song. There's no fucking pizza down my street. It's fucking Chinese food. Mama, bring sitä pois tuota ja... Teletubbies. You know Teletubbies? What is? Teletubbies. Yes! Teletupsut. Teletubbies. Teletupsut. Teletupsut. Teletubbies. Teletupsut. Make me laugh. I wanna cry. Oh my god, what sound was that? What the hell? Tipsy, la la, po, Teletubbies. I literally have nothing to say, so here is some cinematic footage for you. Good vlog. Very fucking cinematic. Se tuleb Niika vlog. Ühesõnaga. Camilla, minu toakaaslane, kellega me jälle 2 pudelit veini ära jäin. Tal tuleb sõbranna või sõbranna oma sõpradega. Ja nad on eestlased. Seega ma saan, ma peaksin kaamerasse vaatama. Ma saan lõpuks rääkida eesti keeles ja siit läheb praegu auto mööda ja ma ei ole veel see YouTuber, kes teeb nagu videot siis kui inimesed vaatavad. Seega kui inimesed lähevad mööda, siis on väga awkward minu jaoks. Palun mine kiiremini mööda, oh my god. Ühesõnaga, welcome to my nose. See on ilus, räägalt ilus. Ruined it. Mis ma tahtsin? Jaa, ja siis 23. See on nüüd 2 nädala pärast. Tuleb minu perekond siia ja ma saan oma õde näha. Ja oma pere näha, oma ema näha. Oma enda näha, oma kasvamisel näha. Ma igatsen. Oh my god, ei hakanud ma täitsa putsis, ma hakkangi nutma täiesti putsis. Leevi tahab viia mind murdma suusatama, aga mulle ei meeldi murdma suusatamine, kuna terve aja ma olen nagu, kus see mägi on, kus ma saan alla lasta seega ja that's life, I guess.
ma ei tea, milles see on, kas mul on mingi ainetu puudus, aga mu keha raksub nii palju kogu aeg, see on unbelievable lihtsalt. ja need raksud on nii paljud, et ma töökaasslased on nagu holy shit, kas sinuga on kõik korras. nagu mul kõik raksub lihtsalt, see ei ole normaalne. sõrmed on tavaline, aga just mu selgroog, see raksub kõige rohkem. Kill me. Ma jään pimedaks. Okei, üks asi, mida ma siiamaani näinud ei ole, on see, et Lapimaal reaalselt midagi sulab. Look at this! Siis kui päike välja tuleb, hakkab kõik sulama. Nii tore, seda pole ammu näinud. Saab oma kossi puhtaks lõpuks. Kas te näete, kui katkised mu huuled on? Kuradi külm. Ja see päike lihtsalt meestab. Holy shit. Excuse my face. Kui keegi teist kui kedagi teist huvitas mu eelmises videos mainitud Tumblri anoreksia blogi, siis ma sain just Tumblrilt emaili, et nad sulgesid mu konto ja ma tunnen ennast halvasti, et ma seda ise ära ei kusutanud. Seal viimati, kui ma vaatasin, oli 4700 millegagi jälgijat ja iga päev sinna tuli sadu notification ja kõik reprograsid mu asju. Seega ma olen halb inimene selles mõttes. Aga vähemalt nüüd see on kustutatud. Seega mulle ka veits kergendus, kuna ma lihtsalt olen siuke, nüüd mul on raske asjadest lahti saada, lahti lasta. Inimestest samamoodi. Ühesõnaga, mis ma veel öelda tahtsin? Ma ütlesin seda oma Snapis ka, aga on siuke YouTuber nagu Eugenia Cooney. Ja te võite vaadata ta viimast videot, see on päris karm video. Selles mõttes, et see on mingi a la cosplay, aga see, millega ta välja näeb. Ta on ära kustutanud kõik oma vanad videod, kus ta nägi veel tervislik välja. Ta viimased videod on ala mingi 4 aastat vanad ja need on juba anoreksilised, seal juba näeb ebatervislik välja, aga võrreldes praegusega ta näeb nendes videotes okei välja, nüüd ta näeb välja nagu lihtsalt elav luukere, nagu no joke, see on väga halb. Ta jalad on punased, kuna nad ei saa piisavalt verd. Ühesõnaga, nägin seda videot ja ostsin endale süüa. Ma luban, et ma millalgi teen söömishäiretest video ka, siis kui ma fully recover'inud olen. Ja, ma pidin paar päeva tagasi ühele oma sõbrale siin selgitama, et miks ma ei söö korralikult ja miks mulle ei meeldi toidust rääkida ja miks ma läksin rage'i, kui me rääkisime inimeste kehamassindeksitest ja rasvaprotsendist ja süksetest asjadest. Ja siis ta ütles, et ma teen seda nagu teadlikult, et ma nõeldutan ennast ja ta on minu pärast mures. Üks asi, mis ma tahan, et te teaksite, on see, et see on haigus.
ja ma olen tark inimene. Ma olen väga tark inimene. Aga see on haigus, ma ei tee seda meelega. Ma lihtsalt parem jätan vahepeal söömata, kui et ma olen pärast nende mõtete küüsis ja ma kaalun ennast 500 miljon korda ja sõiman iseennast, et ma läksin sööma nagu ebanormaalne, mida see inimesega teeb. Ma võin öelda teile unen peal kõik kalorid kõikidele toitudele ja ma kaalun ennast iga hommik iga õhtu. Nüüd ma üritan ennast kaaluda vähem, ma ei vaata enam kaloreid toitudele, aga ma tean juba peast. Palju enamus asjad on. Ja ainuke põhjus veel, miks ma suitsetan, on sellepärast, et see tapab mu söögisu, mitte mingi muud põhjus seal ei ole. Aga jah. That went sad really fast. Tere hommikust! Ma ei tea, kas te üldse kuulete midagi, kuna mul on kõrvaklapid sees ja mikker on kuskil veid. Okei, kas nüüd on parem? Mul on mask ees ja ma ei kuule iseennast rääkimas, kuna mu kõrvaklapid ja müts ja kiiver. Ma nagu ei kuule, ma lihtsalt kuulen nagu enda sees, et ma nagu räägin, aga nagu ma ei kuule siit mitte midagi. Ühesõnaga, mul on vaba päev. Ja ma olen suusatamas. Põhimõtteliselt meil nõlvad avatakse kell 9:30 ja ainus pikk must nõlv, meil on 2 musta nõlva. Üks on süke hästi lühikene ja teine on Levi World Cup nõlv, kus iga aasta minu meelest toimub World Cup, slalom, mis iganes. Ühesõnaga, see on must võlv, see on nõlv ja see on täielik sein. Mu silmad on täitsa ilusad siin valusas ja ma peaksin vaatama kaamerasse. Ja hommikul see on veel heas korras, aga peale kella 11:12 see on täielikult jäässe sõidetud. Seega ma jäsin täna ennast kell 8:30 üles, et jõuda mäele. Enne seda ma pidin veel ühe pildi ära tegema. Actimel soovis minu pilti, et ma promoksin nende uut kujundust, seega see pilt läheb varsti üles. Mis veel? Ilm on pasaks ilus. Ma olen terve Instagrami Snapchati praegu videoid ja pilte täis toppinud praegusest ilmast, seega inimesed vist viskavad mind juba. Ühesõnaga, eile õhtul ma veits nutsin või midagi ja ma hakkan kohe uuesti nutma, kuna see päike on nii ära lihtsalt. Aga ärge seda liiga teisselt võtke, mul on kõik okei, see oli lihtsalt, ma ei tea, mis see oli, ärge küsige. See you later, alligator. Tere hommikust vlog, mul peaksid varsti hakkama päevad, seega mu näonahk on sitt. Siin on mingi türa peal, mis teeb praegu häiget ja mu huuled on katki, ühesõnaga ma näen siit välja. Aga praegu on kolmapäev, homme on valentinipäev, siis on reede, mu vaba päev ja peale seda reedet ma töötan 7 päeva jutti, siis mul on üks vaba päev. Siis mul on teine vaba päev ja sel päeval tuleb minu family siia. Seega, I'm excited. Mul on valentinipäev. Mulle lihtsalt ei meeldi tähtpäevad. Samamoodi, need on kõik lihtsalt nii üles haibitud. Nagu kui ma tahan oma habile teha mingi kinke värke või midagi, siis ma teen seda, ma lihtsalt üllatan. Minu meelest see on palju toredam, kui sa üllatad teda millalgi randomil ajal, mitte et sa pead terve päeva ülemaailmselt dedikeerima oma habile, et kõik saaksid seda tähistada. Ühesõnaga, ma ei tea, mulle ei meeldi tähtpäevad, need on nii üles haibitud minu meelest. Samamoodi on jõuludega, see on lihtsalt nii forced.
nagu sellel on tore tähendus ja värk, aga kõik see kingituste trall ja terve pere tuleb kokku ja siis on inimesed, kellel ei ole peret või kes ei saa näha oma peret ja siis nad on kurvad ja siis kõik teised, ma ei tea lihtsalt, ma ei tea.